Shalom, armsad vennad, armsad õed. Me tänane selline minijutlus või väike sõna ja tunnistuse osa siit tuleb meil täna Looduse külast. Et see inimene, kes mul siin kõrval on, armas vend Keith, ja tema ei ole küll, ta ei ole siin osa programmist, aga ta käib siin Eestis teenimas, ta on Ameerikast, Californiast, ja ta on päris kaua aega käinud juba Eestis ja Eesti on olnud ka temal südamel. Aga me natukene võib-olla veitsa väsinud nägudega, et ärge seda tähele pange. Ennem käisime just väike saun ja sõime natuke ja nüüd see tõmbas natuke väsitas ära, aga teate, vaim on valmis, liha on nõder, aga me ei ole siin liha kuulamas, vaid seda, mida Jumal on tegemas. Ja ma ei hakkagi pikalt nüüd seletama, et ma annaksin otse väikse sõna edasi Keithile. So Keith, please share what God has put on your heart today. I'll translate. So first I wanted to give a verse. Et esiteks ma tahaks anda ühe kirjakoha. And it's Psalm 3, chapter 3, verse 5. Ja see on psalmide raamatus 3. peatükk ja 5. salm. 3. peatükk ja 5. salm, jah. In English, this verse says that I laid down and slept, and I awoke because God sustained me. Ja eesti keeles on see 6. salm ja ma on nüüd psalm 3 ja 6. salm. Ma heitsin maha ja uinusin. Ma ärkasin unest, sest Issand toetab mind. So I want to tell you a story. Ma tahaks jagada teile ühe loo. But I want you to keep that psalm and those words in mind as I tell you the story. Ja ma tahaks, et sa hoiaksite seda laulu või see psalmi meeles samal ajal, kui ma räägin seda lugu. So the story has a man driving to work one morning. Ja see loos on üks mees, kes hommikul sõidab tööle. And it's early October. It's still dark and it's cool. Ja see on oktoobri algus ja on ikka pime ja see on jahe. It's about 6:30 in the morning. Ja on kell 6 hommikul. And as he's driving to a job on a highway, 2-lane highway. Ja ta sõidab rajalisel teel tööle. He's praying as he goes. Ja palvetab samal ajal, kui sõidab. And he has maybe 45 minutes in the car. Ja ta on võib-olla 45 minti autos. And as he's been praying and talking to God, the morning has been quiet. Ja hommikul on olnud lihtsalt vaikne, sest ta on rahulikult sõitnud autoga ja palvetanud Jumala poole. And the morning has been peaceful. Ja hommikul on olnud rahulik. And then this man had something that happened in his life that he could never predict. Ja et see midagi juhtus selle mehe elus, mida ta oleks suutnud ette aimata. Something he did not see coming. Midagi, mida ta ei osanud oodata näha. See, as he was driving, et samal ajal, kui ta sõitis, another car on the small country road was driving the opposite direction. Siis sellel väiksel maateel sõitis üks auto vastassuunas. So these two cars going maybe 110 kilometers apiece each. Ja need autod sõitsid siis 110 kilomeetrit tunnis. The car coming towards this man had no lights on. Ja see auto, mis sõitis selle mehe suunas, sellel ei põlenud tuled. And it began to drift into his lane. Ja see hakkas sinna vajuma tema sõidusuunda. But in the darkness he didn't see it. Aga ta ei näinud seda seal pimeduses. And all of a sudden there was a very violent collision. Ja järsku oli väga kõva kokkupõrge. And not long after, this man found himself laying on the side of the road. Ja natuke aega pärast seda see mees avastas ennast, et ta vedeleb teeservas maas. He was pulled out by paramedics. Ja kiirabi tõmbas ta välja sealt seest. The police had come. Ja politsei oli tulnud. And the ambulance drivers were trying to make sure he was okay. Ja kiirabi töötajad tahtsid selgeks teha, et kas seal on kõik korras. And as they pulled him out to attend to him, ja kui nad teda välja tõmbasid sealt seest, they didn't realize that they were stepping into one of God's miracles. Siis nad ei teadnud, et nad astuvad ühte Jumala imesse. This crash had been violent. See oli olnud väga vägivaldne avarii. The front of the car and the engine were completely gone. Ja auto esiots ja see mootor oli täiesti kadunud. The compartment box in front of where the passenger would sit. Ja kõrvalistuja juures see kindal aegas, kus kõrvalistuja istub, was sitting almost pressed against the seat. Oli põhimõtteliselt istme vastas. If someone was sitting in this seat, they would have no legs or they would be dead.
et see inimene, kes istuks seal selle koha peal ja selles avariis, ta põhimõtteliselt ükskõik, kas tal ei oleks jalgu või ta olekski täiesti surnud olnud. But it's almost as if God had created a bubble around the driving area. Aga niisugune tunne oli kohe nagu Jumal oleks loonud nagu ühe mulli ümber selle, kus see juht istus. Because as they pulled this man and laid him on the side of the road, Sest kui see mees välja tõmmati ja pandi tee äärde sinna istuma There- või vedelema, there was some blood, seal oli mingi veri, but they found this man alive. aga nad leidsid selle mehe elusana. And so they took him to the hospital, Nii et nad viisid selle mehe haiglasse and they had prepared the hospital for the worst. ja nad ütlesid haiglasse ette, et olge valmis kõige hullemaks. The doctors and nurses had been prepared to revive a man, ja arstid ja need õed olid valmis, et inimest hakata surnust äratama or possibly pronounce him dead. või teda surnuks kuulutama. But in their amazement, aga nende imestuseks he was alive and mostly uninjured. oli ta elus ja peaaegu põhimõtteliselt vigastamata. Some scrapes, mõningad kriimustused, some bumps and bruises, mõned muhukesed ja sinikad, but protected enough that he even went home that same day. aga niivõrd kaitstud, et see mees läks veel oma jalal läks koju. And the doctors and the nurses and the ambulance drivers ja arstid ja kiirabi või need õed ja kiirabitöötajad to this day cannot explain how he survived. ei suuda siiamaani nagu aru saada, kuidas see mees ellu jäi. See, all human thinking should say this man should be dead. ja kogu inimmõistus ja arusaamine peaks ütlema, et see mees on surnud. Anyone that looked at the vehicle he was driving said that he would not survive. ja kõik, kes vaatavad seda masinat, nad võivad öelda, et see ei oleks pidanud ellu jääma, see mees. But God had a different plan. aga Jumalal oli teistsugune plaan. Because in this story I told you I know this man. aga teate, et ma selle loos ma ütlesin, et ma tunnen seda meest. What I did not tell you is this man sits before you now. aga seda ma ei ütle, et see mees istub praegu teie ees. Because the man in the story is me. sest see mees selles loos on tema. And there are times we need to look for the miracles that God does in our lives. ja mõnikord me elus peame otsima neid imesid, mida Jumal teeb meie eludes. And we need to be encouraged by the miracles he does in others' lives. ja mõnikord olema julgustatud nendest imedest, mida Jumal teeb teiste inimeste eludes. Because I sit here as a miracle, see, et ma istun siin nagu ime and I sit here as evidence of God's goodness. ja tõestus sellest, missugune on Jumala headus. Because the doctor said there's no way I should survive. ja arstid ütlesid, et see ei ole võimalik, et sa ellu jäid sellest. The police cannot explain how I survived. politsei ei saa aru, kuidas ma ellu jäin sellest. Yet I sit here before you with my brother. ja ometigi ma istun koos oma vennaga siin teie ees. And this was less than 1 year ago. ja see oli vähem kui aasta tagasi. It makes no sense for me to be sitting here with him. ja see pole mingit nagu võimalust, et ma siin nagu istun. With no broken bones. With no broken bones. ilma murtud luudeta. With no injuries. ilma vigastusteta. The only thing that I came out of the accident with ainuke asi, millega ma sellest avariist välja tulin, is no memory of the accident itself. on see, et mul puudub mälu sellest õnnetusest endast. Which I think is even more evidence of God's grace. et mis ma arvan, et on veel suurem Jumala armu märk Because sometimes when või tõestus, we experience traumatic things, et mõnikord me kogeme mingeid dramaatilisi asju, it creates fear in us. siis see tekitab meis hirmu We are afraid. ja me kardame. Because he gave me the grace of not remembering, aga tänu sellele, et andis mulle selle armu, et mitte mäletada seda, I'm not afraid and I don't have trauma. siis tänu sellele ma ei karda ja mul ei ole mingit traumat. But I want to take you back to that verse in Psalms. aga ma tahaks tõmmata teid tagasi sinna sellesse salmi seal laulus. Because I believe that verse in part means sest osaliselt ma arvan, mida see tähendab. that each day that God wakes us up, et iga päev, millal Jumal meid üles äratab. that each circumstance he brings us through, ja need olukorrad, millest ta meid läbi toob. that each accident like this that we should not survive, et igas ka selline õnnetus, mida me ei peaks olema võimelised läbi elama, is like God saying, I'm not done with you yet. on nagu Jumala viis öelda, ma ei ole veel sinuga lõpetanud. I have work for you to do. mul on veel tööd sinu jaoks teha. I have tasks and there's work in the kingdom that needs you. mul on veel ülesandeid ja tegevusi selles Jumala riigis vaja sul teha. And that brings me to one more piece in scripture. ja see toob veel mind ühe tüki juurde seal Jumala sõnas.
where God says in one of Paul's letters kus Jumal ütleb ühes Pauluse kirjas, that you are God's handiwork. et sina oled Jumala kätetöö. You are a special creation, Sa oled eriline loodu, created in Christ Jesus loodud Kristuses Jeesuses, to do the things that God has planned for you. et teha neid asju, mida Jumal on sinu jaoks plaaninud. So I think not only like Psalms, that each day that we awake, He sustained us and protected us, nii et mitte nagu ainult nagu psalmide raamatus me lugesime, et igad päevad, kus Jumal on meid äratanud ja hoidnud, but this accident reminded me aga see õnnetus tuletas mulle meelde, that I am God's et masterpiece. ma olen Jumala meistriteos. I am His special Ma creation. olen tema eriline loodu. And there's things He set for me to do ja on asju, mis ta on pannud mind tegema, even before that I was born. isegi enne seda, kui ma olin sündinud. And in the moment of a horrible accident, ja keset seda tohutut koledat õnnetust He preserved my life hoidis ta mu elu, because there were still things He had planned for me to do. sest oli ikka veel asju, mida tal on plaanis, et mul on vaja teha. I even believe He planned this moment together. Ma isegi usun, et ta planeeris selle hetke koos. He knew at that accident et tema teadis selles õnnetuse hetkes, that He still had this for me to do. et tal oli, et mul on vaja veel see asi siin ka teha. And I share that so you can see a miracle sitting in front of you. ja ma jagan seda sellepärast, et ma tahan, et te näeksite ühte ime istumas teie ees. Not a distant story, mitte kuskil kauget lugu, not something that happened many, many years ago, mitte midagi, mis juhtus palju-palju aastaid tagasi, but something that just happened. vaid midagi, mis just juhtus. But I share it also so that you would know aga ka sellepärast, et sina teaksid, that God says you are His et masterpiece. ka Jumal on ütelnud, et sina oled tema meistriteos. You are His very special creation. sina oled tema väga eriline loodu. He created you perfectly to be exactly who He wanted you to be. ta lõi sind täpselt olemaks selline, kes sa pidid olema. When He created you, He thought this is good. et kui ta lõi sind, siis ta vaatas ja ütles, see on hea. And He had things and work planned for you to do. ja tal olid ettevõtmised ja teod, mis oleks vaja teha. He has testimonies for you to share. tal on pannud valmis tunnistusi sinu jaoks, mida sa saad jagada. He has people for you to reach and touch. et ta on pannud valmis inimesi, kelleni sina pead jõudma ja kes peavad saama puudutatud. And it gives me encouragement and makes me excited ja see annab mulle nagu julgustust ja õhutab mind üles, that each day I wake up, et iga päev, kui ma üles ärkan, there's something I get to do for God. on midagi, mis ma saan Jumala auks teha. Something special He created for me, midagi erilist, mis ta minu jaoks tegi. and something very specially created for you. ja midagi erilist, mis ta on sinu jaoks teinud. Things that only you can do. ja asjad, mida ainult sina suudad teha. I hope this encourages. ma loodan, et see julgustab meid kõiki. And thank you so much for letting me share. ja suur tänu teile, et te lasite mul jagada. And thank you for my brother that I love. tänu venna eest, keda väga armastan. Amen. halleluuja, halleluuja. milline lugu, eks ju. halleluuja. tänu Jumalale. ja see, armsad inimesed, ja see on ainult üks lugu sellest kõigest, aga selle aja jooksul, mis ma olen siin nüüd Jumalaga käinud, mis on mingi peaaegu 7 aastat, ma olen neid lugusid, igasuguseid neid imesid näinud ja kuulnud ja osa saanud nendest, ma isegi ei oska öelda, kui palju, neid on nagu nii üle mõistuse palju. ja see on aina rohkem olnud nagu tõestuseks sellele, et Jumal on tegutsemas igapäevaselt, on tõesti hoidmas ja kasutamas, tegemas nii ise imesi kui inimeste läbi ja igast olukordade läbi ja ka sina oled tõesti üks Jumala ime. ja ma tahaksin siia lõppu palvetada koos korra, et Jumal kasutaks ka sind väga eriliselt ja et sa ei unustaks ära, et sa oled tema imeline loodu. Isa, me täname sind, Isa, Jeesuse Kristuse nimel, Jumal, et tõesti, et see inimene, sina, kes sa oled vaatamas seal, et Jumal on su imeliselt loonud ja su imeliselt su ema üsas kokku koonud ja loonud sind just iga päeva jaoks ja see, et sa tõesti oled veel elus, see näitab, et sinu elul on veel plaan, sinu elul on veel mõte, on veel tegemised ja teod ja asjad, mis on veel plaanis sinu jaoks.
ja need teod on vägevad, mõningad asjad on võib-olla mingid lihtsamad asjad, mis on vaja teha või mida on vaja rääkida või mõnikord võib-olla lihtsalt kellegagi koos istuda. aga et Jumal saaks sinu elus kasutada kõiki neid hetki ja kõike, mis sul on, selleks, et sa saaksid lihtsalt nautida osa sellest imelisest ajast siin maa peal ja nendest imelisest kõigest loodust, mis su ümber on ja nendest imelistest imedest, mida Jumal on tegemas kas sinu elus või teiste elus või sinu läbi või sinule. et tänu Jumalale selle eest ja ole väga-väga õnnistatud ja tõesti olgu sul üks imeline aeg. Halleluuja. tänu Jeesusele. Aamen. Amen. Aamen. Halleluja. tänu Issandale. tänu Issandale. And all of that's true. Yes. Yeah. Hallelujah. Yeah. Thank God.